kui inimesel tekib nüüd ja mul tekib poole oksjoni pealt hirm, et oksjoni lõpuni on jäänud, ma ei tea, 2 päeva ja pakkumisi ei tule, kuigi me teame, et need tulevad viimasel tunnil kõik on ju. Kas inimene saab poole oksjoni pealt loobuda? Noh, et hirm on see, et läheb ikka ei juhtu midagi lõpuks. Kui hirm on see, et ei juhtu mitte midagi, siis ka ei juhtu mitte midagi. Et kui pakkumisi ei ole tulnud ja pakkumisi ei tulegi, siis ei juhtugi mitte midagi. Aga kui on tulnud üks pakkumine, siis miinimumhinnaga inimene vaatab, no kas rohkem tulebki. Aga me jõuamegi selleni, et alghinna me arvutame nagu koos läbi, et isegi kui me paneme see alghinna üldiselt nagu mõistliku, et kui mingisuguse ime läbi juhtub, et tuleb üks pakkumine, mis ongi alghinna pakkumine, siis järelikult selle kinnistu või raieõiguse väärtus oligi see alghind. Et alati me hindame avalike andmete põhjal, sükest täpselt ortofotode ja metsamajandamiskava ja muude allikate järgi, mis me nagu kätte saame. Olukord metsas võib erineda sellest, mis ta paberi peal on näidatud. Ja seetõttu ka see hind võib erineda sellest, mis me paberi pealt välja aputame. Teinekord võib see paber olla ka ilusam, kui reaalselt metsa seisukord on.